Ja mida ta seal nüüd teinud on? Halloo! Hallo, tere. Tervist, veokijuht. Valerka. Valerka? Aha. No rääkige, mis siis täpselt siis juhtus? Ei, no mis ma räägin, häbi on. Häbi on tegelikult sellepärast, mis juhtus, et ega ma vaatasin ja ega ma olen varem ka sõitnud mööda teid, eks ju. Aga nüüd on ju kepsuga hea sõita, see ei või ise eriti mõtlema keerada ainult rooli. Aga no ma olen ikka tegelikult väga häbi sellepärast. Näitas ühte väikest teed ja ma vaatasin, kuule, et natuke kitsas on, aga mõtlesin, no mis seal ikka, et ega masin ei eksi. Ja pöörasin ära ja siis oli keelumärk tuli ka, et ei tohi edasi sõita. Selline valge tõõr ja punane ring on see tõõri ääres. See on parkimise keeld. Ei ole, see poiss, sul ei ole lube. Ma kuulasin, sealt ei tohi läbi sõita. See telliskivi on järgmine, aga see on see vähem kraadi nõks, ei ole nii kange märk. Ja mõtlesin, et kurat, et kus ma nüüd ära lähen, et ma sõidan sealt ikkagi edasi. Ja lähen ja tee läheb järjest kitsamaks, saad aru. Nüüd te olete... Ühele poole saad aru, kuristik ja teisele poole on kaljusein. Ma lasin akna alla, ma katsusin, kas on päris kaljusein, oli küll. Läbi ei lähe ja siis sealt ega ma ütlen, ma olen osav, aga ega seal sa ei keera enam kuhugi. Ja siis ma mõtlesin, et ma pressin edasi seni kaua kui läheb ja pressin ja siis üks hetk enam ei mahtunud. Olete seal olnud juba nüüd kokku mitu päeva? Ei, ma olen juba sain sealt minema. Ma sain sealt minema seepärast, et ma olin alguses täitsa hädas, et ma pugesin aknast välja, et mis nüüd siis saab ja helistasin ka ja siis tulid ajakirjanikud kõigepealt kohe ja siis küsisid, et ja siis ma ütlesin, et today, I hear today. Aga siis nagu ma hiljem kuulsin, siis nad said aru, et 2 days, et ma olen juba 2 päeva. Olen siin kinni olnud ja ei ole midagi teinud. Ei, see oli vale. Ma olin ikkagi, ma kardan üldse seda tegelikult, et see on selline provokatsioon, et keegi ajakirjanik, tal ei olnud millestki kirjutada, siis ta pani, läks minu kepsi sisse ja pani sinna selle programmi, et see pani mind vale tee peale, sest et ma hiljem kuulsin, et seda teed ei julge seal, nad ei sõida suvel ka seda teed, et sealt on laviidi oht ja siis ma nüüd siis tõmmati välja, sain koju ära, et enam pole varem ka olnud, ega ma neid segase kaste, vaata, see viib siin teinekord igasse kohta, mul ühe korra oli niimoodi, et kiirteele viis mind ja vastas suunda, siis takurtasin sealt välja. Küll lasid signaali ja ma lõi käega, ega ma ei hoolinud, sest et ega tuleb tööd teha. Mitu päeva te seal olite siis kokku? Ei, kaua ma seal olin, 1 päeva olin, ega siis sain ära, siis kutsusime need puksiirid kõik värgid kohale ja sikutasivad välja mind. No ikka tükk aega läks ja ega ma ei taha teada, kes selle kinni peab nüüd maksma, et ega see Norra hinnad tead, ega Norras on niimoodi, et ega seal ei taha kuule tankidagi tead. Sul on suu kinni. Ma olen täiesti sõnatu. Suu kinni, vaata, eks ongi niimoodi, jah, sest et ei ole mõtet ainult masina järgi teha, ma võin sulle nagu öelda küll, et inimlik rumalus minu puhul. Ma nägin küll, et keelumärk on, aga masin ütles, et mine, aga kui ei oleks läinud, mis siis oleks saanud? No vot, ei teagi. Siis oleks õigeks ajaks koju jõudnud. Kurat ei jõudnud. Ei, pole hullu, läheb edasi, et ega ma nüüd lihtsalt, teinekord seda ega ei usu seda kepsu, sõidan ikka märkide järgi. Selge, suur tänu teile, Valeri veokijuht ja ilusat matka siis järgmine kord. Hüve matka. Aitäh. Radio 2.